Tere tulemast! Täna on lõpuks kätte jõudnud see päev, kus Samsung siis lanseerib oma uued lipulaevad. Selleks on siis S23, 23 Plus ja 23 Ultra. Olen täna siin koos Samsungi esindaja Alekseiga, kellega võtame need telefonid karbist välja. Proovime, vaatame, räägime ja hakkame jääma. Tere, minu poolt ka. Õnneks meil on kõik kolm variandi siin olemas. Esimene siis S23. See on selline kõige väiksem variant, põhimudel. Sellel on siis kaks mäluvariandi, 128 ja 256. Aga ta vist on kõige loomulikum nendele, kes tahavad väiksemad telefoni, kuigi kõik lipulaevu sisu ikkagi sees. Ilmselt inimesele, kes tahab ulatada ühe näpuga üle terve ekraani või väiksema käega inimesele, siis ta on selline mugav, taskupärane, et käes on hästi selline mugav. Juba natuke kandilisemad ääred. Kaamera ei ole enam eraldi sellise suure saare peal. Et väga mõnus on käes. Järgmine siis 23 Plus, mis on siis sisuliselt sama, suurema ekraaniga. Et disaini poolest on täpselt üks ühele. See aasta on natuke rohkem erinevusi põhimudeli ja siis Plussil. Plussil on ka nüüd kiirem laadimine, nagu ka Ultral. Ja siis samuti ka on veidi suurem aku. S23 Plussil on natuke rohkem nüüd erinevust põhimudeliga, et tal on ka kiirem laadimine, sama kiire kui Ultral. Siis on tal veidi suurem aku ja tegelikult on ka mälumahud sarnased nagu Ultral, ehk siis põhimudel algab 256 gigabaidi pealt ja siis suurem mälumaht on 512. Nii Ultral kui ka S23 Plussil. Väiksemal vennal on siis 128 ja 256 vastavalt. Ja see on siis meie kõige suurem ja põnevam asi Ultra. See on ka suure ekraaniga mõnus, mis mulle kõige rohkem meeldib, mida ma ka enda telefonil hetkel kasutan, on siis just see sama pliiatsi funktsioon. Ehk siis, kes on selline kodune hobiehitaja või ka ehitusplatsil, ma ei tea, objektijuht, lähed teed pildi, sa saad kohe siia peale joonistada, kirjutada kõik oma mõõdud, vajalike info, saadad juba järgmisele inimesele edasi. Et ise ma kasutan ülipalju seda pliiatsit, et see on kindlasti asi, mida nagu proovida. Ja ma avastasin ka ise, et kui on vaja kiiresti töö juures millestki pildi teha ja siis mitte kirjutada, aga just pildi peal midagi märkida, see on ka väga-väga tore funktsioon. Et siin on, ta paistab välja päris sarna S22 Ultraga, aga tegelikult kui siin vaadata, siis seesama surf on palju teravam ja käest on kõvasti mugavam. Mida tahtsin veel mainida see, et uute lipulaevadega Samsung ka võtab veelgi suuremat tähelepanu alla sükest nagu ökomõtlemist. Et päris palju materjale, mis on siin kasutatud, on taas käideldud, et kas Samsung püüab isegi neid ookeanist plastikust, mida töödeldakse, siis kasutatakse siin samuti on alumiiniumsüke, mis ei ole lihtsalt vaid uus alumiinium, vaid ka taas käideldud, et see on ka päris suur panus Samsungi poolt. Kogu uus seeria on uue Snapdragoni 8 Gen 2 protsessoritega, ehk siis kõige võimsamad, kõige uuemad protsessorid ja ka Snapdragoniga on tehtud sügiga koostöö, et nad tegid just Samsungi jaoks neid veidi erinevat versiooni, et oleks kõige parem sobitus just Samsungi tarkvaraga. Ja kaamera poolelt, mida ma võib-olla mainiks juurde, et tulge kindlasti poodi proovima. See on lihtsalt hämmastav, mida suudab teha 200 megapiksline kaamera just Zoomi mõttes. Et poes on meil need demostendides väljas, nad töötavad. Proovige, võtke sõber kaasa, tehke sõbrast, sõbrannast, pruudist, tehke pilti, zoomige kaugele hinnasilte. Te näete seda kvaliteedi erinevust, kui kaugelt, kui teravalt saab pilti näha ja teha. Öösel saab isegi kuud vaadata, olen proovinud enda telefoniga, mul on ka. Et ülirahul, jumala äge telefon tegelikult ka. Tulge proovige. Jah, tänapäeval on tootjad valinud kaks varianti, kuidas oma kaamera pildikvaliteedi parandada. Üks on tarkvara parandus, teine on ristvara kõige võimsam, siis kõige parem sensor, mis kaamera sees on. Samsung võttis kätte ja tegi mõlemad, nii siis tarkvara kui ka ristvara. Siin on peamine sensor 200 megapikslit. Muidugi saab teha nii suurt pildi, aga see võtab palju ruumi ja vaikimisi see sensor ühendab
16 piksli ühte suure pikslisse, et just kõige rohkem valgustust jõuaks kohale, et oleks hämaras, päris hea kvaliteet ilma selleta, et peaks kuskil statiivi kasutama, et kohe taskust välja pilt klõps olemas ja siis kõik on terav. Aga loomulikult on siin pro režiim ka, et kes ikkagi tahab statiivi pealt ise sättida kõiki neid funktsioone paika, öösel tahad tähist taevast pildistada, siis see variant on olemas. Et ei pea ainult selle auto peal shootima, saad ka ise päris hea pildi kokku panna. Kui sa oled päris sükke tore fotograaf, siis kindlasti tasub seda variandi proovida. Et see võimekus on siin nagu täiega olemas ka. Ja viimaseks ütlen lisaks, et mitte kui tulete proovima kaamerat Aerolinksi pooli, et küsige ka pakkumisi, et seal tuleb päris palju erinevaid pakkumisi esimesel kuul, nii suurem mälumaht tavahinna eest kui ka kingitused. Et küsige, uurige, kindlasti saate päris huvitavaid ja põnevaid üllatusi. Ja diilid on päris head, et tulge igal juhul läbi.